Tere kõigile, täna on küll juba reede, pidin selle video tegema teisipäeval. Vabandan kohe ette ära, et mul ei olnud teisipäeval võimalik seda teha. Aga siin me nüüd oleme, ehk siis käime üle selle nädala, või siis eelmise nädala ja nüüd ka juba selle nädala tulemused. Nii, võtame siis siit kohe graafikud lahti, vaatame korra peale kõigepealt, mis meil siis on toimunud siin vahepeal. Nii. Okei, GU käis siin sellel levelil ära, sai siit vastureaktsiooni, aga väga võimalik, et GU hakkab nüüd vaikselt allapoole tagasi tulema. On näha, et siin on tehtud 3 tippu ja nüüd on tehtud siis higher low uuesti. Saame näha. Nii, võtame siit lahti USA dollar, Kanada dollar. Okei, lõpuks käis siin all ära. Saame näha, mis ta edasi teeb. Kas ta nüüd hakkab üles, kas dollar hakkab nüüd ülespoole kruvima ennast või siis jääb siia kuskile pendeldama mõneks ajaks. Nii, vaatame, mis kuld teeb. Tundub, et kullal on ka võhm otsa saanud. Võib-olla siit ülevalt siis võttis mingisugused orderid välja ja nüüd jääb siia ilmselt mõneks ajaks tiksuma ja väga võimalik, et hakkab ka allapoole tulema varsti. Vaatame, mida on teinud SP500. Polegi siia üles jõudnud, on jäänud siis siia sellesse vahemikku. 2 paari veel, out käed. Siin ei ole midagi erku, ilmselt jääb siia veel pendeldama mõneks ajaks ja audust. Okei, siin sellel tasemel on ära käinud, siin all käis ära eelnevalt. Väga võimalik, et hetkel tundub, et ta jääb veel siia mõneks ajaks pendeldama, et mingisugust suurt suunamuutust ilmselt ei ole, aga ta võiks idee poolest minna ülespoole. Muidugi sõltub sellest, mis edasi saama hakkab, kas USA dollar suudab tugevneda, võib-olla selle Iraani konfliktiga seoses on siis tekkinud mingisugune usaldus USA dollari suhtes. Saame näha. Aga vaatame siis peale kõrvatele kontodele. Social trading, Fingo Pro 5, see kuu on olnud väga vaikne, ütleme niimoodi, 0,27% tootlust, eelmine kuu oli natuke 4%. Star Traderis umbes sama. Fingo Pro 1 on teinud see kuu paremat tulemust, kokku 2,84% senimaani ja drawdown on kuskil 13% kandis. Nii, vaatame siit veel mõned Kraitose kontod. Nii, see konto on siis teinud 0,61%, see jookseb nüüd eliidi peal. Juba mõnda aega, algusest oli küll selle tavalise Kraitose peal. Nii, võtame edasi minu enda konto. See kuu on 1,33% kasumit ees. Saame näha, mis edasi juhtuma hakkab. Ma olen nüüd keskendunud sellele, et panna siis jooksma paarikesed eraldi optimeeritud seadetega. Ja sellega seoses on siis vaja teha natuke sellist süvaanalüüsi veel, et mis paarid oleks üldse mõistlik käima panna ja mis suhtes või kuidas nad võiksid koos töötada. Et mul siin üks tabel on hetkel koostamisel ja loodetavasti järgmine nädal ma siis saan seda infot kõigile esitleda. Nii, vaatame veel ühte Kraitose kontot. Okei, siin on ikka, ei uuenda praegu ennast. Nii, veel üks Kraitose konto, see kuu hetkel on kuskil 29% drawdown ja GU tehingud on endiselt lahti. Et kui nüüd GU peaks hakkama allapoole purjetama, siis võiks see konto ka nendest tehingutest välja saada. Üldiselt selle konto puhul kuu keskmine 2,63. Konto suurus ei ole just teab mis suur, kuskil 2500 on alustatud ja mis meil siin on, siis 0,02 ja see on initial või? Ütleme sükke üsna agressiivselt jookseb 1250 või 1500, 1250 ilmselt on see
lot size, nii, vaatame veel, Kratos 4.0, okei, see ei ole ka ennast ammu uuendanud, maikuust. Nii, Gearbox, samamoodi aprill 25. Nii, Flashi konto, see nädal teinud 1,27%, see kuu teinud 2%, ehk siis see kuidagi töötab ikka eriti hästi, ma pean ütlema. Ja hetkel tundub, et on isegi mingid avatud tehingu lahti selle 6, vaatame korra. Aha, üks tehing on lahti, jah, 13.96 on kasumis. Ehk siis tuleks, jah, Flashile tuleb anda uus võimalus minu poolt, aga siis seda tuleb teha niimoodi, et oleks siis piisavalt suur konto, sest tundub, et ta ikkagi töötab ilusti. See konto on nüüd üle aasta jooksnud ilusti, toimetab hästi. Nii. Jah, ongi siis nädala ülevaade tehtud või siis võib öelda isegi viimase 2 nädala ülevaade põhimõtteliselt. Minu poolt tänaseks kõik, olge mõnusad, pidage jaani ja siis loomulikult olge mõistlikud, et siis alkoholi joobes rooli istu ennast kuskile siis jaanilõkkesse tagumikuga ei istuta.